Tallinna Kalevi kaitse Johannes Kukepall, 4. kaotus järjest, Tammekale 1-2, et kuidas need kaotused nüüd järjest tulevad ainult? Ma ei kujuta ette, liiga kaitses oleme liiga, kuidas öelda, passiivsed. Ei lähe meestega lõpuni ja ma ei kujuta ette, jälle tuleb standard olukorrast, pidevalt, iga mäng tuleb midagi standard olukorrast. Et esimesel poolajal palli valdamine oli meie käes, kõik loodi olukordi ja siis väravad, et kas siis nagu rõhutakse liiga palju rünnakule, et kaitsesse rohkem rõhku või millest see tuleb? Võib-olla tõesti sellest, et me tahame liiga palju rünnata. Meil puudub distsipliin väga. Et näha ka selles mõttes, et võib-olla see liinide vahel ka samamoodi, et läheb kohati liiga suureks ja siis tulevad sealt lihtsalt läbi need olukorrad kogu aeg. Kiirete pallidega viivad äärde ja sealt keskele uuesti ja siis me kaotame mehed ära. Samamoodi on rünnakus, et me vajume liiga ühte äärde ära. Et on mida parandada, kõvasti on parandada. Aga kuidas laupäeval on kodumäng Levadiaga, et usud, et selleks ajaks saab parandused tehtud? Ma loodan, et Raigo on lõpuks mõistuse pähe, et tagant pakib kinni võtta. Tallinna Kalevi peatreener Sergei Ratnikov, 4. kaotus järjest, et kuidas kommenteerida sellist käiku? No mis siin kommenteerida, kui meeskond tõesti kaotab juba 4. mängu järjest, et mis siin rääkida, midagi on vaja teha. Et eriti meil probleemid kui standardolukorrad. Aga täna oli näha, et mäng oli, võib öelda, et rohkem meie, et me mängisime, ei saa öelda, et kehvasti. Aga oli näha, et Tammeka kõik töötasid üks-ühe ees nagu. Seal oli meeskond, kes tahtis võita minu meelest, meie ei tahtnud jälle. Me räägime iga trennis, peale mängu sellest, et standardolukorrades trahvikastis me peame olema peremehed, et kaitsta palju kergem kui rünnata ja golli lüüa. Siis jalgpallis oleks olnud niimoodi, et 8-12-0 või midagi. Aga ei saa niimoodi oma trahvikastis mängida, et 3 meest on vabad ja kõik vahivad, kuidas mees peatab palli, siis annab passi ja teine lööb. Ja ilus löök, aga peab minema ju palli peale. Tõesti kurb olla, 4. kaotus ja juba 12 väravat, see tähendab, et protsent on 3 väravat, ühe mänguga, see tähendab, et kaitseliiniga peab midagi tegema ja üldse psühholoogiaga ka poistel, et niimoodi ei saa omast trahvikastis eriti mängida. Tahtsingi veel küsida, et kui avapoolajal oligi enamus aega oli pall Kalevi käes, aga siis tuli 2 kiiret kontrarünnakut Tammeka poolt, et kas siis tuleb siis taktikaliselt ka vaadata asjad üle või? Ja, kaitseliin on väga aeglane ja isegi statistika näitab, kui oli Kristjan ja Alex Savitski olid kaitses, siis me võitsime mängud ja mängisime viiki. Nüüd teised mängijad, ma ei tea, peab midagi tegema, et kui me Tartule juba kaotame, siis ma ei tea, keda veel võita. Laupäeval nüüd ongi kodumäng Levadiaga. Kuidas meeskond uuesti võitlusvaimu saada selleks ajaks? Homme ma arvan, puhkame ikka. Oleks see professionaalne meeskond, oleks nad homme juba jooksnud krossi ja vähemalt 12 kilomeetrit. Ma ei saa nendega niimoodi teha, et neljapäeval kohtume ja muidugi esialgu me räägime ja üritame ikka leida seda need võtmed, et me saame Levadia vastu laupäeval korralikult mängima. Kui jälle jääb sama kuradi fighting, siis me juba enne mängu võib öelda kaotusel. Aga hakkame rääkima tõesti. Tammeka's goalkeeper Michael Kaltenhauser, congratulations for the win against Tallinna Kalev 2-1. How could you comment the game? First of all, thank you very much. It was very important for us that we take our first points, and yeah, it was okay. We scored 2 goals. The worst thing was we got 1, but we win, and that's important. You as well had a really good game. Do you know how many saves you made during this match?
No, I don't know. I don't count my save, and it's not important. As I said before to your colleague, how many saves I made. It's important how the team play and if we win or not. And I do just my job and try to help the team. Tartu Tammeka peatreener Kristjan Tiirik, palju õnne 2-1 võidu puhul Tallinna Kalevi üle, et kuidas jäid mängupildiga rahule? No ma arvan, et täna oli väga võitluslik mäng, et tulemus näitab, et 2-1 siin mängu lõpus, et arvan, et Kaleviga 2 võrdset võistkonda ja täna võib-olla lihtsalt oli meil natuke rohkem õnne ja suutsime seal mõned momendid ära realiseerida. Et esimesel poole oli Kalevil siin tunduvalt rohkem palliga mängis, olite mõelnud rohkem kontratele või tahtsite ikkagi teie ka palliga mängida rohkem? No eks ikka me tahtsime ka rohkem üritavam pool olla, et esipoolaeg meil see isegi kohati õnnestus, et teine poolaeg vajus mäng veits ära ja Kalev oli domineerivam pool, aga noh, selles pidasime, kaitse pidas vastu ja suutsime oma momendid ära realiseerida.